Tõesti kiireloomuline teade Araabia allikatest. Agentuur Al Arabiya teatab, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on siiski jõudnud vaherahu tingimustes kokkuleppele. Veelgi enam, juba on avaldatud ka kokkuleppe tekst, millest pooled Al Arabiya andmetel teatavad juba lähitundidel. Ja see kokkuleppe üllatatid väga, sest varem andsid Ameerika Ühendriigid hoopis teistsuguseid signaale. Näiteks pärast seda, kui Iraani kõrgem juht Mojtaba Khamenei teatas, et ta ei anna oma rikastatud uraani kellelegi, vandus Trump. Peaaegu, et ameeriklased võtavad selle uraani niikuinii endale. Seetõttu tekivad küsimused selle kokkuleppe kohta, millest praegu kirjutab Al Arabiya. Kuid ärge kiirustage järeldustega, seal on väga huvitavaid punkte, uurime neid koos. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like, kirjutage ükskõik milline kommentaar ja kindlasti liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, mille link on selle video kirjelduses. Täna lubas Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, et Ühendriigid võtavad lõpuks ära Iraani kogutud kõrgelt rikastatud uraani varud. Nii või teisiti, just nimelt ameeriklased. Ameeriklased saavad Iraani uraani endale. Tsitaat. Me saame rikastatud uraani. Meil ei ole seda vaja. Me ei taha seda. Tõenäoliselt hävitame selle pärast äravõtmist, kuid me ei luba neil seda endale jätta. Aga miks selline avaldus? Asi on selles, et eelmisel päeval andis Iraani kõrgem juht Mojtaba Khamenei korralduse, et uraani, mis on rikastatud peaaegu tuumarelva loomiseks vajaliku tasemeni, ei tohi riigist välja viia. Seega lükkas ta justkui tagasi Donald Trumpi peamise nõudmise. Allikate andmetel kinnitas USA president Donald Trump varem Iisraelile, et Iraani kõrge rikastusastmega uraanivarud, mis on vajalikud aatomirelva loomiseks, viiakse siiski Iraanist välja. Ja et vastav punkt peab olema ükskõik millises rahulepingus. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles varem samuti, et seda ei juhtu. Seda sõda ei saa lugeda lõppenuks enne, kui rikastatud uraan on Iraanist välja viidud. Teheran ei lõpeta relvastatud rühmituste toetamispiirkonnas ning tema ballistiliste rakettide võimekust ei kõrvaldata. Kuni kõik see pole täidetud, pole sõda lõppenud. Siiski ütles kõrgetasemeline Iraani ametnik agentuurile Reuters, et tsiteerin, kõrgeima juhi direktiiv ning valitsevate ringkondade konsensus näevad ette, et rikastatud uraanivarud peavad jääma Iraani territooriumile. Iraani kõrgeima juhtkonna esindajad usuvad, et uraani saatmine välismaale muudaks riigi tulevaste USA ja Iisraeli rünnakute suhtes haavatavamaks. Selle taustal kõlavad kinnitused, et Iraani ja USA vaheline kokkulepe on justkui valmis, väga kummaliselt. Näiteks Pakistani siseminister Syed Maxim Naqvi pidas Teheranis uue läbirääkimiste vooru Iraani välisministri Abbas Araghchiga, arutades ettepanekut rahulepingu tingimuste kohta, mis lõpetaks Ameerika-Iisraeli sõja. Sellest teatas ka Iraani agentuur Tasnim, pärast mida USA riigisekretär Marco Rubio ütles, et on ilmnenud teatud positiivseid signaale. Siiski ei ole võimalik lahendust leida, kui Teheran rakendab Hormuzi väina läbipääsutasu süsteemi, mis jõustub. Peamisele laevaliiklusele on aega veel alates 28. veebruarist. Kuid Ameerika Ühendriigid on tegelikult samuti huvitatud sõja lõpetamisest, sest nende jõud on siiski kurnatud. Näiteks Bloomberg teatab, et Ameerika Ühendriigid on alates sõja algusest Iraaniga kaotanud umbes 3 dosinat drooni. MQ-9 Reaper, mis on varustatud luure- ja jälgimissüsteemidega, kuid need võivad kanda ka relvi sihtmärkide tabamiseks, nagu raketid ja juhitavad pommid. Üks selline droon maksab umbes $30 miljonit, mis on rahaliselt märkimisväärne. Ainuüksi droonide puhul läheneb summa 1 miljardile. Kogu selliselt võisid ameeriklased kaotada kuni 20% MQ-9 Reaperitest, mis neil enne sõja algust olid. Samal ajal ei toodeta selliseid seadmeid enam USA relvajõududele. Kuigi neid tootnud ettevõte General Atomics täidab siiski jätkuvalt tellimusi nende droonide erinevatele modifikatsioonidele juba teistele riikidele. Ja Reaperi asenduseks toodeti ameeriklastele vaid umbes 10 Avengeri mudeli drooni. MQ-9 Reaperit kasutati aktiivselt Iraagis, Afganistanis, Aafrikas, Lähis-Idas, Ida-Euroopa NATO riikides ja Musta mere kohal. 2015 aastal teatas Pentagon, et see droon hävitas ISISe võitleja Mohammed Envazi, kes oli seotud mitme lääne pantvangi hukkamisega.
selle drooni kõige tuntumaks ohvriks sai Qassem Soleimani, Iraani islaamirevolutsiooni kaardiväe sõjalise üksuse komandör. Ta oli peaaegu kõigi Iraani eriteenistuste ja relvajõudude oluliste operatsioonide korraldaja viimase 20 aasta jooksul. Tuletan meelde, et 2020 aasta jaanuaris ründas MQ-9 Reaper rakettidega kolonni, millest Soleimani sõitis Bagdadi lennujaama poole. Koos temaga hukkus veel mitu kõrgetasemelist Iraani sõjaväelast. Ja selle taustal teatab telekanal Al Arabi, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan jõudsid siiski kokkuleppele sõja lõpetamises ja läbirääkimistele üleminekus. Telekanali andmetel sisaldab kokkuleppe järgmisi punkte. Viivitamatu, kõikehõlmav ja tingimusteta relvarahu kõigil rinnetel, hõlmates maad, merd ja õhku. Vastastikule kohustus mitte rünnata sõjalist, tsiviil- ega majanduslikku infrastruktuuri. Sõjaliste operatsioonide lõpetamine ja infosõja lõpetamine. Kohustus austada suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja mitte sekkuda sisemistesse asjadesse. Laevanduse vabaduse tagamine Pärsia lahes, Hormuzi väinas ja Omaani lahes. Üdine mehhanism täitmise jälgimiseks ja vaidluste lahendamiseks. Läbirääkimised lahendamata küsimuste üle algavad 7 päeva jooksul. USA sanktsioonide püsiv tühistamine vastutasuks Iraani pühendumise eest selle kokkuleppe tingimustele. Ning kokkulepe jõustub kohe pärast mõlema poole ametlikku teatamist. Nagu näete, ei ole siin juttu tuumarelvast. Tuumapotentsiaali pole, rakette pole. Proksijõudude toetus pole, üldiselt võtmeküsimusi üldse pole. Seetõttu tuleb märkida, et see on pigem kokkuleppe sõja peatamiseks ja läbirääkimiste etappi liikumiseks. Tegelikult on see, millest rääkisid ka ameeriklased, et algab 30-päevane läbirääkimiste periood. Vaatame, mida nüüd Donald Trump välja kuulutab. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head.